On hea meel rääkida 11R-lipoksügenaasi kristallstruktuurist ning lavata mõningaid probleeme, mis lipoksügenaaside puhul on juba pikad päevakorras olnud. See uurimus on toimunud koostöös Louisiana ülikooli professor Marsha Newcomeriga, kelle laboris oli mul võimalus poole aasta jooksul kristallograafiat teha. Alustuseks lipoksügenaasid ehk loksid on siis okside reduktaadid, mis katalüüsivad polüülastumata nahkhapete või nende estrite regio- ja stereospetsiifilist oksüdatsiooni molekulaarse hapniku toimel. Siin all on toodud 11R-loksi poolt katalüüsitav reaktsioon, kus tema loomulikule substraadile rafidoolhappele lisatakse molekulaarne hapnik spetsiifiliselt 11. süsiniku külge R-konfiguratsioonis ja tekib siis vastav hüdroperoksu eikostetraenhappe 11R-pete. Loks leidub laialdaselt taimedes, seentes ja nii selgroogsetes kui ka selgrootutes loomades, sealhulgas korallides, millest on pärit ka seesama 11R-loks. Lipoksügenaasid on väga aktuaalsed ensüümid, kuivõrd inimeses osalevad nad mitmetes põletikulistes protsessides. Näiteks inimese 5-loks ehk leukodreenaanilisüntaas osaleb allergilise astma patogeneesis, 15-loks aga näiteks ateroskleroosis. Enamik lokse koosnevad kahest domeenist. On N-terminaalne C2-sarnane niinimetatud plattdomeen, mis meil siin joonisel on sinised. See sisaldab tavaliselt kaltsiumi sidumissaite, mille abil see ensüüm ankurdub membraani. Membraan siis jääb selles joonises siia üles. Ning teiseks on suurem katalüütiline domeen, loksdomeen, milles paikneb aktiivtsenter ning on koordineeritud mitteheelne rauajoon. Selles uurimuses on käsitletud Valgemere koralli Gelsemia fruticosa 11R-lipoksügenaasi. Pildil on seesama korall, mis käis ka muidu eile Ülodile ettekandest läbi. 11R spetsiifilisus on ainulaadne loomsete lokside seas, mis annab meil võimaluse otsida reaktsiooni spetsiifilisuse determinante struktuuride võrdluse teed. Teiseks, 11-loks vajab aktiivsuseks nii kaltsiumioone kui ka membraani, mis on väga huvipakkuv ensüümi aktivatsioonimehhanismide uurimisel. Ning lisaks on tegemist diimeerse lipoksügenaasiga, mille tõestuseks on näidata eksklusioonkromatograami. Seda on näha, et rekombinantne valk, mis on umbes 79 kilodaltonit, väljub kolonnist siis koos aldolaasiga, mis on 158 kilodaltonit, ehk siis tegu on tõesti diimeeriga. Nüüd puhastatud 11-loks kristalliti Louisiana ülikoolis professor Newcomeri laboris. Pildil on näha plaatijad diffraktsioonikõlbulikud 11-loksi kristallid. 2,47 ångströmised diffraktsiooni andmed koguti Advanced Proton Source Synchrotronis Illinoisis ja leitud kristallstruktuuri mudeli R-faktorid olid vastavalt 19 ja 23%, mis on selle resolutsioonil normaalne tulemus. R-faktorid kirjeldavad siis mudeli sobivust selle kristallstruktuuri diffraktsiooni andmetega. Ja sellel joonisel ongi näha siis 11-loksi diimeri mudel koos solvent eksponeeritud pindadega. Rohelistes toonides on plattdomeenid ja kollastes loksdomeenid. Dimerisatsiooni liides moodustab siis seda diagonaali pidi, see on siis üks protomeer ja teine. Ning dimerisatsiooni liides moodustab põhiliselt loksdomeeni heeliks, millel on siis paljastatud hüdrofoobsed alaniinid, need liiguvad kokku. Lisaks on loksdomeeni ja plattdomeeni vahel pi-interaktsioon siin ja siin. Kui me eemaldame need pinnad, siis näeme ka sekundaarstruktuuri elemente.
samuti on siin see mitteheemne laud aktiivtsentris ja aktiivtsentri suve peaks samuti siia meie poole jääma. See pilt on põhimõtteliselt tehtud membraani poolt vaadates, nii et järeldub tegelikult, et dimersatsioon ei tohiks membraanile seondumist ega substraadi kättesaamist segada. Kas aga ensüüm ka tegelikult aktiivses olekus diimer on ja mis on selle dimersatsiooni roll, jääb hetkel selguseks. Lisaks tuleb veel mainida, et teistel loksidel on siin nende alaniinide asemel enamused sellised polaarsed, lausa laetud, mahukamad jäägid, mis taolise interaktsiooni ja liidese välistaksid. Nii et tegemist võib olla ka ainulaadse juhuga lokside seas. Nüüd, kui minna edasi katalüüsi juurde, siis katalüüsi spetsiifilisuse tagamaal on rohkesti kõneainet tekitanud ning substraadi aktiivtsentrisse pääsemine ja seal paiknemine, selle kohta on mitmeid erinevaid teooriaid. Vanem neist räägib, et meil on L-kujuline kanal, kus substraat siseneb hüdrofoobne saba ees siia suudme A kaudu kinnisesse kanalisse C. Ja katalüüsi käigus oksideeritakse siis rauaiooni juures paikneva Sp3 süsiniku suhtes kas +2 või -2 asendit. Nüüd spetsiifilisust selgitatakse või püütakse selgitada C-kanali sügavuse abil, et mida mahukam ja sügavam see kanal on, seda kaugemale saab substraat tungida ja siis vastavalt milline Sp3 süsinik siia laua juurde jääb. Seda on mõne loksi puhul ka puhtmutatsioonide abil tõestatud, aga osade lokside puhul arvatakse teistsuguse spetsiifika tõttu, et substraat siseneb sinna kanalisse hoopis hüdrofoobne peavees, mida minul on näiteks raske uskuda, kuna see kanal on väga hüdrofoobne keskkond. Alternatiivina on välja pakutud, et on olemas ka suve B, mille abil moodustub selline U-kujuline kanal, kuhu siis substraat vastavalt, millise loksiga meil tegemist on, saab siis substraat siseneda ema-kuma suudme kaudu hüdrofoobne saba ees. Ühesõnaga, kindel teooria hetkel puudub. Varianti on mitmeid, selgust aitaks tuua loomulikult substraadiga kristallstruktuur, aga seda ei ole kahjuks hetkel suudetud teha. Nüüd 11 loksi protoneeli joonisel näeme rohelise pilvena siin seda substraadi kanali õõnsust. Seda õõnsust katab konserveerunud kõverdunud heeliks, mille ühel küljel asub siis suve A, siin ja teisel küljel suve B. Lisaks on meil siin siis mahukas kinnine kanal C. Me paneme tähele, et mõlemad suudmed on kristallstruktuuris suletud, et ligipääs katalüütilisse saiti puudub. Sellest veel hiljem veidi lähemalt, praegu ka vaatleme substraadi kanalit. Lähemalt rauajoon on siia koordineeritud pea invariantsete aminohapejääkide poolt ja seda piirkonda üldistavalt samuti väga tugevalt konserveerunud jäägid hüdrofoobsed. Nüüd selle kanali põhjas C jäägid on mõnevõrra muutlikumad ja need, mis oranžilt on välja joonistatud, neid oleme püüdnud oma töös, olemegi muteerinud alaniinideks ehk tekitanud seal kanalis ruumi juurde ja mõte oli selles, et muuta sellega katalüüsi spetsiifilisust 11. asendist 8. Lisaks valiin 609 asendati tryptofaaniga, et see kanal üldse blokeerida ning et näidata, et tegelikult substraat võib minna hoopis siia U-kujulisse kanalisse, mis umbes siin kandis kulgeb. Vaatame siis mutatsioonide tulemusi. Siin graafikul on näidatud valitud mutantide aktiivsused metiktüübi suhtes. See esimene siin.
näha, et trüptofaaniga kanali blokeerimine on aktiivsust üle 100 korra kahandanud ning samuti on kannatanud ensüümispetsiifiliselt. Võib oletada, et kanal C on substraadi sidumisel siiski oluline, kuid katalüüsi käigus toimuvate konformatsioonimuutuste tõttu ei ole meil hetkel sidumisel head ettekujutust. Seda aitaks saavutada loomulikult substraadiga kristallstruktuur näiteks. Tulles nüüd tagasi substraadi kanali suuete juurde, siis nagu ma ennast mainisin, on mõlemad suudmed kristallstruktuuris suletud. Suuet A blokeerib siin see punane fenüülalanin 185, mis asub oranžil helikaalseid struktuure moodustaval aminoahela lõigul. See lõik on N-terminaalsest poolest seotud bikation silla abil plattomeeniga kaltsiumsidumissaitide juures, kus siis membraaniga interakteerumine toimub. Lisaks on selle lõigu C-terminaalsemas pooles rohkelt hüdrofoobseid jääke, mis samuti membraaniga interakteeruma võiks. Nüüd sellel joonisel on joondatud 11-loksi ja hiljuti avaldatud inimese 5-loksi stabiilse modifikatsiooni suuet A katkodahel. On näha, et tegemist on päris sarnase indikaalse motiiviga ning 5-loksi puhul, mis on siin roheline, on kirjeldatud fenüülalanin ja pürosin korki, mis selle suudme siis sulgevad. 11-loksi puhul, mis on oranž, vastab siis sama fenüülalanin 185 sellele korgile. Mõlemal ensüümil on konserveerunud ka bikation sill ning on rohkelt hüdrofoobseid jääke siin teises otsas. Nüüd veel, mis on huvitav, on see, et Kariibi mere koralli Plexara homomalla 8 loks on kristallitud kahes erinevas vormis ning nende kahe erineva variandi võrdlusel näeme, et kui ühel variandil, mis on siin helesinine, on see sama lõik solvendile eksponeeritud, siis need hüdrofoobsed jäägid on ära peidetud, see heeliks on mingi tõverdunud kokku. Aga teisel juhul on see heeliks interaktsioonis teise valgu hüdrofoobsete piirkondadega ning me näeme, et on niimoodi sirgeks tõmmatud. Nüüd selle põhjal võime ette kujutada, et analoogne muutus võib toimuda membraanil seondumisel ning koostoimes plattomeeni konformatsiooni muutustega võidakse see kork niimoodi efektiivselt membraanile seondumisel eest ära tõmmata. Kuigi nüüd suue A tundub tõenäolisem substraadi sisenemise koht, see L-kanal on natukene usutavam võib-olla, siis analoogseid muutusi võib tegelikult ette kujutada ka suudme B puhul, mis on samuti bikation silla lähedal. Sellel joonisel on taas 11-loksi ja 5-loksi joondus. 11-loksi suue B on siis suletud tyrosin 154-ga siin ning 5-loksil vastab sellele siis trüptofaan. Jällegi tegemist on väga sarnase struktuuriga siin. See ling, mis seda suuet katab, on siis selle bikation silla vahetus lähedus. Aga võtame kokku. Võib öelda, et diimeerne 11-loks kristalliti ning selle struktuur lahendati röntgendiffraktsioonanalüüsi abil. Pean ütlema, et tänu väga heale stabiilsusele ja mitmetele olulistele sarnasustele inimese 5-loksiga, siis mina arvan, et tegemist on hea mudelensüümiga ning samuti võimaldab kaltsium ja membraansõltuvus uurida lokside aktivatsioonimehhanismi. Täna vaatlesime me ensüümi apovormi, aga edasises töös on parimaks infoallikaks kahtlemata kristallimine koos kaltsiumiga, membraaniga ja miks mitte